kuna ma nagunii lugemissaalis juba aitan arvutis inimesi ja eriti vanemaealisi, siis pakuti võimalust tegeleda seenioridega just eriti ja teha neile erinevaid üritusi. Sihtgrupp on vanemaealised vene ja ukraina emakeelega inimesed ja üritusi ja koolitusi on siis nelja liiki meil, et iga kuu kevadest sügiseni meil on jalutuskäik Tallinnas. Kuna 2025. aasta on Eesti raamatu aasta, siis oleme oma jalutuskäigud teinud Nõmmele ja tutvustanud just Nõmmel elanud kirjanikke, arhitekte ja teisi loovisikuid. Siis on meil veel plaanis ja me oleme teinud mäluklubi seenioritele, mäluklubi raamatutega, kirjandusega, kus lahendame erinevaid ülesandeid. Veel on meil praktiliselt iga kuu on nutiklubi seenioridele samamoodi. Oleme õppinud käsitlema Google Mapsi, kuidas telefoni abil liigelda, kuidas QR-koodi telefoniga lugeda ja palju muud. Ja neljandaks ma tahaksin siis veel rääkida Iru hooldekodust, et ma käin korra kuus ka Iru hooldekodus. Me oleme siis korra kuus lugenud ühe autori teost, see on tavaliselt luuleraamat ja nad on ka palunud, et me alati laulaksime ka mõne laulu, et me oleme laulnud koos Viljandi paadimeest, Muti onu pidu, Santa Luciat ja ka palju teisi laule. Õpetaja rollis olen ma õppinud ka ise märkama detaile, fakte, ideid ja meenub kusagilt loetud mõte, et inimene õpib kõige paremini teisi õpetades. Et need oskused ja teadmised, mis inimesel on, et kui ta annab need teisele edasi või ta kasutab neid praktiliselt, et siis nad jäävad ka meelde. Kuna ma töötan raamatukogus ja ise loen palju, et ma viimasena lugesin väga põneva raamatu Ene Mihkelsoni Ahas Veeruse une. Kirjanik siis vaatab nii minevikku ja vaatab ka olevikku ja mõtestab ka Balti-Saksa kultuuri mõju üldse Eesti ajaloole ja ka kirjandusele ja see oleks nagu minu raamatu soovitus ka.